Minu nimi on Tarmo Rannak. Olen ettevõttest Sporrong Eesti OÜ. Ja me oleme ettevõtte, kes siis teeb väikesi metalltooteid, ordenid, medalid, märgid, aurahad, aumärgid. Meie tooted on väga detailirohked, nõuavad väga palju erinevaid operatsioone ja selle käigus puhtus on meile ülioluline. Ja selleks, et saavutada toode pinna puhtus, on meil vaja kasutada erinevaid happeid. Ja hapete kasutus aastas on meil seal kuni 2 tonni happeid, erinevaid happeid kuus. Kui me mõni aasta tagasi saime aru, et selles happes on tegelikult kuskil 90% taaskasutusvõimalust, ehk siis kuskil 10% on selles ainult seda mustust, siis tekkis meil küsimus, et miks me seda ei proovi seda 10% sealt välja võtta ja taaskasutada uuesti kogu seda võimalikku 15 tonni hapet. Ja siis võtsime ühendust Tartu Ülikooliga, kes väga lahkesti oli nõus olema meie partneriks. Ja siis alustasime selle uurimustööga ja selgus, et see on täiesti tehtav. Ehk siis me lõime koos Tartu Ülikooli teadlastega siis sellise protsessi, kus me destilleerime hapet, kasutame vaakumkeskkonda, vaakumis destilleerime hapet kuskil 60-kraadise temperatuuri juures. Vaakumis siis teatavasti happe või see keemistemperatuur läheb oluliselt madalamaks, piisab 60 kraadi, mis tagab selle protsessi ohutuse, mis on meie üks lähtetingimus kindlasti. Me kasutame tootmises oma tootmistarkvara monitor, kust me saame kätte kogu selle ajaloo, mis näiteks selle teatava näiteks eelmise ööpäeva jooksul on sealt happest läbi käinud ja sealt saame siis vajaliku info AI jaoks, milliseid materjale on kasutatud ja millised protsessid olid eelnevalt siis kasutuses. Ja tänu sellele infole me siis õpetame välja selle destilleerimisseadme töötama siis vastava profiili järgi. Näiteks, et teatud tingimustel me saame sealt võib-olla ainult 70% taaskasutada, teatud tingimustel võib-olla 90%. Aga väga ohtlik on minna sellest piirist üle, sest see võib selle seadme rikkuda või tekkida mingisugune potentsiaalne ohtlik olukord. AI arenguprogramm andis lisaks finantsjulgusele teha otsuseid, alustada selle arenguga, andis ta meile ka väga palju uusi teadmisi, kuna programmi olid koondatud kokku sama valdkonna kogemustega inimesed, kes nõustasid, ilma kelleta me kindlasti ei oleks seal, kui täna oleme.